head keskkonnahariduse omandamist. Eesti Geoloogiakeskuse osakonna juhataja Kalle Suuroja arutleb ettekandes Pandivere karsti ja puhta põhjavee üle. Tere tulemast siia Rakvere ja Pandivere maile. Ma võin seda julgelt öelda, sest ma olen igipõline Rakvere poiss ja Pandivere nõlva peal elanud. Ja kui te vaatate tähelepanelikult seda väikest pealkirja, siis on siin neid sõnu üsna omavaheliselt ümber tõstetud. Karst, Pandivere ja värske joogivesi. Sest tuleme üldisemalt detailsemale ja see üldisem asi on karst. Karst on see, mis teeb ka omapäraseks Pandivere. Aga kui me vaatame karsti, siin on üks kena skeem, kuidas see karstikene tekib. Karst on igal pool seal, kus on paekivi platood ja suhteliselt õhuke pinnakante. Kõik need alad on karstunud, kas vähem või rohkem. Mitte nii võimsalt, see on ilmselt kuskilt Lõuna-Euroopast ühest karstunud paeplatoost, aga mingil määral kindlasti. Siin on üks karstumise nähte, karistumine, ka neid alasid on küllalt ja küllalt palju meil Euroopas. No siin on juba tegemist nagu Badlandiga või väga halva maaga, sest karst, nagu näete, on selle tõesti nii läbimatuks kui kasutamatuks muutunud. Aga siit vaatame maailma. Näete, kõik see punane, kõik see on karstunud alad mingil määral, paealad. Ja 13% maismaa pindalast on karstunud. Need on ühesõnaga paealad. Euroopas on asi veelgi hullem, 22%, ja kui tuleme Eesti juurde, siis tegelikult ligi 60%. Sama palju, kui meil on paealasid. Kogu Põhja, Lääne, Kesk-Eesti, need on paealad ja igal pool, kas madalamalt või sügavamalt otsides jõuame lõpuks välja karstini. Ja vaadake, seal teine 18 miljonit ruutkilomeetrit on karstialasid. Me nüüd otsime siin kuskil, ütleme, ruutkilomeeter või teine, ütleme, et oi, meil on suured karstajana, unikaalsed. Ei, kahjuks unikaalset ei ole midagi. Maailm ise on unikaalne oma karstiga. Näete, kõigiks me kasutame sageli võrdluseks USA. Ka nende territooriumis 30% on karstunud. Kõik see roheline, see on kõik karstialad. Ja nagu öeldakse, ei saa me Lätita, vaatame, kuidas lätlastel on. Ka lätlastel on karsti, siin on ühest nendest karstiväljast pildikene, küll väga uduna, aga ikkagi. Ka leedulased panevad oma karstialad vastu, näete, siin on Leedu üks karstiala on isegi, näete, 1000 ruutkilomeetrit. Nii et meie Nabala omad, kes tahavad oma 8000 hektariga ilma teha, jäävad sellest kaugel maha. Ma räägin siin kogu aeg paekivist. Muidugi, paekivi ei ole number 1 karstumise poolest. Veel karstumisaldimad on soolad, soolanademed, kips, aga karst armastab lubjakivi sellepärast, et lubjakivi on võrratult rohkem kui näiteks kipsi või soolaalasid. Sellepärast seotakse teda alati ikka lubjakiviga või paekiviga. No, me vaatame nüüd Eesti mõningaid karstialasid, siit on üks väga õnnetu sildikene Kuimetsa karstialad. Siin on tema ortofotol. Kuna ta on metsaalal, siis suurt ei ole midagi näha. Aga kui te lähete koha peale, siis neid kõlakodasid ja avavusi on väga mitmesuguseid. Näete, siin huvilised käivad. Ja siin lehmad huviga vaatavad, mis sealt maalt välja tuleb. See on tõusuallikas, Kuimetsa karstiala. Ilus, kena ojakene tuleb välja. Üks väga niisugune müstiline ja sümboolne Tuhala karstiala.
kõik peavad seda mingil määral Eesti imeks. Siin on tema joonis ja piiridest ja näete, need salapärased maa-alused jõed on siin samuti peale kantud. Väga tore koht. Ja näete, siin on Lidari reljeefikaart ja see Tuhala karstiala selle kaardil. Selle foonil on väga hea rääkida karsti tekkest. Karsti tekkeks on vaja esiteks paelasundiks, teiseks mingisuguseid lõhesid selle paelasundi sees ja kolmandaks sadevett. Sadevesi saeb alla, imbub läbi nende lõhede karstilasundisse ja seal lahustab siis tasapisi seda alupeakivi. Ja meil Eestis kõige paremaks suunajaks karstitekkel on diagllasslõhed. See on üks niisugune globaalne lõhede süsteem. Meil ta on enam-vähem loode kagusuunaline ja kui te nüüd hästi vaatate siin, näete siin, need on kõik need langatusalad, siin. Ja kõik nad tahavad vägisi ikka võtta seda loode kagusuunalist sihti. Ja me vaatame edasi, siin on nüüd juba ortofotol seesama ala ja siin kuskil peaks olema, siin samas ongi see üle maailma kuulus disainipreemiat väärt Tuhala nõiakaev. Ja siin metsaalad on siis kõik need enamjagu langatusalad. Siin ongi need püksilite alal, ehtusvandid. Siin on veerohkel ajal seesama koht, mis enne kuiv oli, siis on ilus järvistused sees. Ja siin, nagu öeldakse, virulaste annetus Tuhala karstialale ehk virulase koobas. Siis see pääseb virulase koobasse, Eesti tikkimasse koobasse. Siin on veel üks pildikene sellest karstialast. Ja siin on siis nõiakaaru koht selle tähe all. Siin on siis tõusuallikad ja kui te nüüd hästi vaatame, siis on hästi näha, näete, kus maa-alused jõed tulevad, nad on ka maa peale jälgi jätkunud ja siin selle kohal kunagi hakati kaevama ja siis endiski maailma ime. Aga näete, see voolunõua läheb siit ilmselt alla siiani välja. Aga siis on veetõusmaallikad on siin. Ja tõesti, on ju väga kaunis disainitud. Ainult kahjuks, et seda disainiimet väga harva. Ennemalt oli mitme aastased vahet, kui sai jälgida. Viimased aastad on ilmselt sademete rikkamad olnud või on suurveaeg on võimsam, nii et ka Tuhala nõiakaev on töötanud pikemat aega. Siin on Kuivajõe seesama Tuhala nõiakaev natukene edasi. Väga tore maa-alune jõgi, näete, kõik see on kuiv, ainult suurveaeg. Ja kui oli hiljuti, siin tehti teed, vaatame, siin kõrval on, näete, siin on siis Kuivajõgi suurveaegu, ikka päris kena võimas jõekene. Kui tehti Tartu maanteed, siis see läks üle selle karstiala ja siis kaevati üsna palju neid karstilehtreid lahti seal. Maa peal midagi ei olnud, aga maal tulid suured augud ja teedeehitajal oli kõva vaevad siis neid uuesti kinni plombeerida neid auke, mis sinna teealale jäid. Minu arust meie kõige ilusam ja väljendusrikkam karstiala, Kostivere karstiala. Siin näete need langatused. Siin on Kostivere juurde neeruaukude ala.
kus Jõelähtme jõgi läheb nende kaudu maa alla. Ja näete siin on see keskala. Hästi on näha, räägin see, pole suure tõrma. Seda loode kagusuuga, näete kõik lõhed, kõiki neid lõhesid jälgivad need karstimoodustised. Ja siin on siis Postivere karstiala tõusuallikad. Näete, siin on veel kuivsem, aga siit tulevad igalt poolt suured tõusuallikad. Jõelähtme tõusuallikad, need on oma voolulgalt vabariigi suuremad. Eesti suurim. Siin jälle üks pildikene suurveaegsest Postivere karstialast. Ja see juba nüüd, et teha asja natukene, läheme vaatama ka saartele, kas neil ka midagi on tõesti. Nii Saaremaal kui Hiiumaal on karsti ja karstivorme üsna arvukad. See on Kurisuu karstiala või langatuslehtnud, neeluauk, näete, siin tuleb terve, pole suured sõrmed. Tuleb oja ja siin samas ta neeldub, selles samas augus. Ja edasi jätkab jälle paepealsel väikese ojana. See on üks omapärane, mitte karstinähtus, see on üks meie Eesti väeseid kõigile nähtus arteesia nähtus. See on Kärdla linna vahel purskkaev, aga selle purskkaevul ei ole mitte pumpma taga. See töötab Kärdla meteoriidikraateri vallidelt algusest saavast karstiveest või põhjaveest. Selle Kärdla linnavahe kõrgus siin on kuskil 5 meetrit üle merepinna. Meteoriidikraateri vall on kuskil 20 meetrit üle merepinna. See vesi, mis sajab maha seal Paluküla alal, meteoriidikraateri valli alal, see tuleb ikka allapoole gravitatsioonimõu ja Kärdla linna vahel, kust tulevad viirsavid peale, tekib siis rõhk ja seda rõhk ongi arteesia võimeks vaja. Kui see viirsavi tasub läbi torgata, siis on tasuta purskkaev olemas. Ja oligi vahepeal, ja mitte ainult purskkaevud, vaid ka veevarustus vanemates majades töötab ikka selle sama arteesia vee mõjul, ilma pumbata. Ja vahepeal kohalikud keskkonnaametnikud vaatasid, et palju kallist vett läheb kaduma, et kogu öö peab ringi, kogu aeg voolab, et pange kraanid peale. Aga keegi ei olnud eriti huvitatud. Ja siis me tegime selgeks neile, et ega see kraanide pealepanekul ei ole mõtet. Kui te ei lase seda vett siin Kärdla linna vahel välja pursata või voolata, siis ta kilomeetri eemal merepõhjast niikuinii voolab välja. Loodus saab alati oma tahtmise. Siin veel üks väikene niisugune kurioosum, sellest tuleb meil tänapäeval juttu. See on Harjumaal Kurevere. Selle karstiala lähistel on niisugune silt Eesti pikim Kurevere maa-alune jõgi. Kirjandusel on antud pikkus ka 11 kilomeetrit. Kuigi ühtegi karstivormega midagi näha ei olnud, aga pendlimehed on ta välja erandanud ja lasta olgu. Aga pärast meil tuleb juttu, et meie virulased, eriti kes me siin Pandivere nõrval elame, tahame ka oma jonni ajada ja me tahame tõestada, et see on väärasisuga pakad. Kõige pikem maa-alune jõgi asub lihtsalt samas, seal kuskilt seminari metsast jääb ta läbi jooksma, võtaks olema Jupri maa-alune jõgi. Aga see edasi, vaatame. Siin on siis see kurujuulus Nabala karstiala
näete, selle joonega piiratud 8080 hektarit vist. Ja siin on see tõeline karstiala Kurevere. Siin on kõik asjad olemas, on karst olemas, karstivormid ja kõik mida vaja. Ülejäänud osa on niisugune väga kahtlane osa. Muidugi Tuhalat ei eita keegi, Tuhala on karstiala ja väga tore karstiala. Ja näete siin nüüd seda metsaala. See on üks seletus, mille pärast selle Nabalamaile kunagi need kivikaevandajad tahtsid ägedalt tulla. Sest see oli niisugune metsatagune vaikne, mitte kellelegi kuuluv koht ja seal nagu keegi ei seganud. Aga kust nemad nõukogude ajaks said teada, et tulevad teised ajad ja teised nõudmised ja selle pärast puhkeb juba paesõda. Meil siin Virumaal oli fosforiidi sõda, aga harjulased peavad oma paesõda. Näete, siin on ikka metsaalad ja üks, mis teeks nagu võimatuks karstilevik on see, et selle metsaala on üsna palju pinnakatud. 3-5 meetrit on keskmiselt. Ja üldiselt on teada, et nii paksu pinnakate alasid karst nagu eriti ei armasta. Vale asja. See on nii, veel on seal. See on Pärnu maantee ääres Esko väga ilusad karstilehtrid. Näete, Esko esimene 40 meetrit on läbimõõnd selles. Tõesti väga võimsad, see on Esko teine, seal samas mõnisada meetrit eemne. Ja need on ühed Harjumaa ühed ilusamad ja võimsamad neeluallikad karstilehtrid. Ja nüüd olemegi siis sinna, kui me lõpuks välja pidime jõudma Pandivere näol. Pandivere kõrgustik, ala, kus platoo on tõstetud kuni 140 meetrit üle merepinna. See on siin Tammsalu näistel kuskil. Ja ta on üle 1000 ruutkilomeetri suur see ala, kus kõrgused jäävad teisele poole 100 meetrit. Ja üldiselt karstiga on nii, mida suurem on paadlatoo ja mida kõrgemal on tõstetud, seda enam ja võimsam on tema karstivorm. Pandivere on Eesti kõige kõrgem ja kõige suurem paadlatoo, tähendab, ka siit on põhjust otsida kõikvõimalikke karstinähtusi. Ja nüüd olemegi selle põhiasja juurde. On üks imeline moodustis. Hakkame siit Koeravere, Rakvere, Oosistik. See on 13 kilomeetrit pikk, üle 13 kilomeetri pikk. Jääaja pärandus meile ja sellega paralleelselt Oosistikuga jookseb niisugune imeline karstivorm nagu Jupri salajärgi. Ta saab alguse siit samast Koeravere ümbruses tasemelt kuskil 115-120 meetrit üle merepinna ja tema põhiline väljavool on Rakvere linna vahel, siin samast seminari pargi tagast saavad algul kiirab, saavad algusele väljavoolu ja kõik karjadena võimuses kõik see on täisallikad, need samad veed, mis saavad alguse siit, Koeravere maid, leiavad siis lõpuks oma tee Soolitoo viia. Nii, näete, siin ongi siis seda algusala, siin on, näete see Soolitas, see ei ole mitte Soolikoja, vaid see on Koeravere, Rakvere, Oosistiku algus, niisugune peen. Ja näete siin, see on siis inimtegevuse jälje. Inimene selle Oosistiku sealt laiali veelanud enam ja kui sellest tehti, kui ehitati Kadila raketibaasi, kuid ka hiljem on seda tehtud. Ja kui nüüd siit vaadata, siis
lääne pool seda on üks niisugune voolunõma näha. Siit hakkab peale juba ja läheb. See on siis see maapealne, Jupri maapealne see. Siin olevatest neeluaukudest Koeravere karstialal vesi needub ja tasapisi siis ta hakkab allamäge minema. Põhja poole, Rakvere poole. Ja tema esimesed võimsamad väljavoolu allikad on mäetaguse allikad. See on siin Juprimäe juures, see on Juprimägi siin. Siin on Jupri paisjärv ja siin kõrval on siis kõigile sellele asjanduse nime on Jupre talu. Üks Jupre talu, aga kõiki mägesid ja metrasid on terve Rakvere ja Koeravere vahe täis. Ja siit ta läheb ikka põhja poole, siin on Jupri paisjärv, sellel ajal, kui seal vett on. Praegusel ajal on seda täielik kuivus, vett ei ole, vesi on kõik neednunud ja ega siin Soolikojas ja tema lõpust enam suurt vett ei ole. Aga mõned allikad ma vaatasin ikka tulevad. Ja siin vasakut kätt näete seda voolusängi, mis tuleb ja nüüd jõuame juba Vinni mägedesse, näete, see ilus õnnetu asi on Vinni kõrgemägi. Need olid siin kunagi ka Vinnimäed, aga see on inimese tarvesti ära kulunud. Veel Vinni kõrgemägi, see on Teinari auk. Vanasti oli siin Vinni Paljasmägi või Niinemägi. See on samuti kõik laiali veetud ja vinnilaste lemmik supluskoht on nüüd tekkinud selle asemel. Ja näete, siin on kenad mõhnastikad hüvi all nagu, kenad augud, need olid vinnilaste siis pidupanemise kohad. Seal oli jaanipäeva aeg, seal käidi teatrit tegemas ja rahvamänge kõike vanasti oli. Aga nüüd, lähen edasi, on tema saatus enam kui kurm. Näete, mis inimene on otsustanud teha Vinni kõrgemägedega. Ilus kõrge seljanik, kes põlde ja iitsid asulaid ja nüüd lendib kaldenud rakendust. Kruusaauk. Esimese põntsu pani muidugi see Kadila raketibaasi rajamine. Aga pärast seda, kui oli fosforiidisõja ajal, siis nagu Vinni kõrgemägi unustati ja siis seal tegevust ei toimunud. Aga nüüd uue tõusuaeg, uue buumide aeg on jälle uuesti asutud Vinni kõrgemaga tallale. Ja meil varsti ilmub artikkel sellest ühe aasta loodumiga päästeen Vinnimäe. Näete, täie hooga käib võtmine Vinni kõrgemäe. Ja see vesi, mis siia tuleb, on Jupri ojas. Teisel pool seda, moosistikku siin on Jupri oja. Ja kuna siia nüüd sügavad augud, need on kuni 5-6 meetrit isegi pae sisse võetud, siis Jupri oja otsis ka kergemat teed. Ja selle asemel, et teised polmäge on nüüd viimasel ajal algunud siia polmäge. Ja näete, siin on inimese plaanid Vinni kõrgemäega ja see on juba siis Jupre mäe. See roosa joon, see on reservalubiin. Kunagi oli ka Rakvere Vallimägi niisuguse joonega ümbritetud. Aga 60. aastal tuli mõistus pähe ja saadi aru, et on vaja säilitada. Aga Vinnimaile ei ole see arusaamine jõudnud. Nii et viimane aeg koristage ära ja joomist ümber. Las jääda ükski mägi. Sest Pandivere peane kuigi on kõrge, on ta ise küllaltki lame. Üksikud oosiaegad jooksevad. No nüüd oleme Tõrma kõrgemäel. See on üks kolmest selle Koeravere Rakvere moosistiku laiendist.
tubli rakverlase. Minu lapsepõlve lemmik suusamägi, nad otsustasid 7-10 minutit tõrjumist tagasi ilusa alla. Praegu ei ole küll väga ilus, aga küll läheb aasta 2 mööda, loomulikult on teada ja lasten inimestel on kus kõrgemad allast. Väga tore. Ja siin on siis Jupri oja Karja tänava kandis. Siin ta Rakvere linna vahel siis kenasti välja tuleb. Ja näete, siin on seesama säng, kus ta tuleb. Niimoodi. Siit teeb järgse pöördel läheb ja kõik see ala siin on neid tõusuvaimikeid täis. Ja eriti siit peale hakkab just Maasika tänava algusest ja hakkab see massilisem ülesse tulek. Siin on Jupri piirang praegu ja enamjagu aastast vahel ka terve aasta kuiv, aga ma olen Rakvere lehtedest lugenud ka aasta appihüüded, appi, Jupri tuleb, sest suurveaegu tipub ta siia nende majade keetritesse ja ei tea veel kuhu tulema. Ja siin on siis Rakvere linna süda, meie arvamus Pallimägi, ühelt poolt tuleb Jupri, näete, siin ta on siis enamjagu torudesse aetud ja kuskilt ma lugesin plaane, et peetakse, et taastab endine olukord vist. Ma ei tea, kas see tasub adama. Ja siin Teatrimäe all saavad siis, mul on nii suured tõmmed, et ma panen sinna, aga nüüd Teatrimäe all saavad nüüd sai sinna. Teiselt poolt Maida oja või Tobiase piaga, kuidas nimetatakse, ja siit siis see Sooliku oja või Jupri oja saavad siis nende tiikide juures, Teatrimäe tiikide juures kokku, et siis juba uhkelt Sooliku ojana jätkata. See ei ole ainuke, vaid jälle näeme Pandivere Nõlva, igal pool Vetiku, Mõdriku, Rägavere ja nii edasi, kus on suuremad allikagrupid, kelle tagant tuleb igalt poolt otsida oma salajale, sest allikas ei sünni sama, ikka peab tal olema kuskilt hoitavad. Ja näete, siin neid voolunõvasid, viimasid voolunõvasid, ikka nad juhatavad mingi allika juurde, näete. Ja see ongi see Pandivere uhkus ja nagu ma enne näitasin, et harjakad kirjutasid 11 kilomeetrit oma olematu Salajõe kohale, aga meie selle Jupri pikkuseks oli 13 kilomeetrit. Ja nüüd me oleme vaadanud nende uusi Lidajõe elektrikohti, siis on võimalik, et kuskil väike maali ja need allikad, mis toidavad Äntru allikajärvi. Ka nende taga on kuskil Kallila kandist, päris Pandivere enda kandist alguse saab Salajõgede süsteem, mis toob oma veed sinna. Ja selle pikkuseks võib olla isegi kuni 15 kilomeetrit. Muidugi keegi ei ole neid kontrollinud peale nii neeruallikate järgi ainult. Aga kunagi ilmselt tuleb mingi väärtuskatsed või midagi teha, et lõplik üle majja toodab, kus, mis vesi läheb. Ja siin, aga nüüd, et oleks ka teine pool, idapool, kas siis neid ei olegi oma karstid, muidugi on kuulus Uhaku karstiala ja Ida-Virumaa. Näete, siit tuleb Verra jõgi ja jõudes Suur-Auakohane saab ta tulekulus otsa ja ta millegipärast kaub maa alla ja tuleb uuesti välja Kõrgekandas siin Purtsi jõe ääres ja jätkab juba siis Purtsi. Aga kui vett on väga palju, selge. Kui vett on väga palju,
siis see hakkab üle ajama ja voolab siia pikkauda ja selle kaudu ikka jälle uuesti Purtse jõkke. Aga vahest on veel rohkem ja siis sünnib Uhaku jõgi. Siis hakkab see veevool sellesse vanasse sängi läheb ja siis ongi ainult Uhaku jõgi. Muidu küsitakse, kus on Uhaku jõgi. Aga Uhaku jõgi on, näete, siin. Siin on Uhaku karstiala, siin on pikkaud ja seal Purtse jõgi. Veel kord väga hästi on näha need neeluaugud kõik täis siin. Ja nüüd moment, mitte igal kevadel, aga kui on palju vett, siis sünnib Eesti, oli ta nüüd 43. või 44. juga, Uhaku juga. Ja see on, kui sellest suurauast üle tulva vesi läheb selle astanguga Uhaku jõkke. Selle astangu kõrgus on kuskil 1,2 meetrit, nii et täiesti vastav joa klassifikatsioonile. Aga siin ilusat aega ei ole kogu aeg. Näete, joaalune astang tavaliselt näeb nii välja. Siin on Jõepere karunga. Siin on Jõepere organ, aga näete, siin on igasuguseid voolunõmasid, kõik. See on karst, mis seda maapinda kõigutab siin. Nii, siin on siis detailsemalt, näete ka ilusti voolunõmad siin lähevad. Siin. Need on kõik karsti vormid. Ja siin on Saksi allikajärved. Jälle, näete, ka need on karsti põhjustatud. Ja veel üks suur karsti järvede või järvikute moodustist. Lemküla järved, siia poole jääb kuskil Korkuni ja siit ta tuleb, siis läheb pikki jälle Oosistikku. Siin muidugi väga kuulus Savaldumaa karstiala. Siin peaks olema neid kuskile 60 ümbre, neid langatuslehtid, aga siin on see järvikute ala ka kõik karstimoodustised. Aga nüüd oli Salajõgedest. Kirjutati, et seal kunagi kuskil 8 meetrit laiad ja 2-3 meetrit kõrged ja kus nad pidavad, kuskil pool meetrit. Niisugusi salajõgisid meil Eestis olemas ja maailmas on küll niisugusi, on isegi 530 kilomeetri pikkune Hispaanias kuskil. Ja kuskil Puerto Prince'is Filipiinidel on niisugune maalune jõgi, salajõgi, kus sõidavad isegi väiksemad laevakesed. Aga meil niisugusi ei ole. Meie salajõgi jääb nii nagu see karjaoru näha võib lindi peal. Siin näete, nii voolab meie salajõgi välja. Paekihtide vahed, partsi. Ja kui klint on käepärast, siis võib ka moodustada joa. See ongi karjaoru juga. Oligi lõpp. Nii, see oli nüüd enam-vähem kõik. Kas on veel mingisugune?